Jah, loomulikult 2015 aastal esitas prokurör Alberto Nisman süüdistuse tollasele presidendile Christiana Christopher Nismanile. 4 päeva pärast selle juhtumi esitamist leiti ta surnuna oma korteri vannitoast. Ja mina olin esimene ajakirjanik, kes sellest tegelikult teada sai. Ja ma kasutasin tollal nimega Twitter, nüüd X, et sellest teatada. Mina olin esimene inimene, kes sellest teadis. Nii et ma kasutasin X-is toimuvast postitada. Ma säutsusin esimesena, et prokuröri korteris toimub midagi. Ja siis kinnitasin, et ta oli tegelikult surnud vereloigus. Mõni päev pärast seda, et lugu lühidalt kokku võtta, alustas riik minu vastu kriminaalmenetlust. Ja kui ma kohtusin ühe oma allikaga, märkasime üht inimest Argentiina luureteenistusest, mis tegi mulle selgeks, et Argentiina riik oli minu järel. Nii otsustasin ma kogu oma tollase varaga, mis oli vaid väike seljakott, võtta oma asjad ja riigist lahkuda ning minna tagasi Iisraeli, kus olin poole oma elust elanud. No sellest pole kahtlustki, sa oled tõeliselt põhjalik ajakirjanik ja me hindame väga kogu tööd, mida sa tegid Ai24 News Englishis. Aga nüüd räägime Viviana Fainist. Talle esitati süüdistus raskendatud kuritegude varjamises seoses nende mõrvadega ning väidetavalt lubas ta inimestel kuriteopaika rikkuda. Kas see tuli sulle šokina või tunned sa ka mingit õigustust? Ei, sugugi mitte. Algusest peale teadsime, et kogu kohtuprotsessis ja eriti kuriteopaigas oli midagi väga kummalist. Tead, me räägime 10 inimestest, kes juba esimestel tundidel, isegi enne, kui prokurör Viviana Fain sündmuskohale jõudis, sinna sisse läksid. Meil on vähemalt dokumenteeritud üle 20 inimese korteris sees ja veel 30 selle läheduses. Seega oli seal vähemalt 50, võib-olla isegi rohkem inimesi, keda me pole veel registreerinud. Lihtsalt kõndisid ringi, rikkusid kuriteopaika, astusid vere peale, saastasid praktiliselt kõike. Ja kindlasti ei olnud see mulle šokk ega ka enamikule Argentiina ühiskonnast. Enamik inimesi usub, et see tehti meelega. Et muuta hilisemate uurijate jaoks raskemaks tõestada, et see oli tavaline genotsiid. Alguses peale surus valitsus koos oma meediata peale teooriat ja narratiivi, et prokurör Nisman sooritas enesetapu. Nii aeti kuriteopaik segi. Ja siiani on väga raske täpselt aru saada, mis seal tegelikult juhtus. Aga Argentiina kohtuvõimude sõnul oli tegemist mõrvaga ja see oli üsna selge. Argentiina on nüüd poliitiliselt väga erinev koht kui 10 aastat tagasi. Me teame presidendist Javier Mileist, kes on tuntud juudi fännina, püüab suhteid muuta. Tuli Iisraeli ning sai teada, et tema enda vanavanem võis olla juudi rabi. Kas sa arvad, et Amia ohvritele ja Nismanile saab kunagi õiglus osaks? Ma olen väga optimistlik selle suhtes. Mida see valitsus selles olukorras teeb? Ma arvan, et on toimunud palju edusamme. Ma usun, et Argentiina joondumine USA ja Iisraeliga võib tuua uusi võimalusi juhtumi edendamiseks. Ja selle põhjuseks on lihtsalt see, et Argentiina oli varem täpselt vastaspoolel, Iraani poolel, nende poolel, kes korraldasid Buenos Aireses pommirünnaku. Nad sõlmisid nendega liidu. President Fernández de Kirchner, tema oli see, kes saatis Iraaniga vastastikuse mõistmise memorandumi, mis oli täiesti šokeeriv. Ja Alberto Nisman kasutas seda tegelikult tõendina, et paljastada Fernández de Kirchneri administratsiooni kinnimätsimist, mis toimus iraanlaste kasuks, vastutasuks Iraani soodustuste eest. Seetõttu olen üsna optimistlik, kuid mul on ka isiklikult halbu kogemusi samuti Argentiina süsteemiga.
seetõttu loodan, et uus. Tõendid tulevad välja võib-olla järgmiste kuude jooksul, mitte tingimata Argentiina poolelt, vaid välisagentuuride või Argentiina liitlaste poolt.